Keha on ise tervenemisvõimeline, kuid kui me ei suuda mingit sisemist konflikti lahendada, langetada otsust või tegutseda teatud viisil, siis meie keha tuleb meile appi, et aidata. See on bioloogia, adaptatsioon selleks, et teha tugevamaks seda osa, kus on vaja kehalist funktsiooni võimendada. Mina olen Svetlana ja teeme üheskoos lõdvestuse ja proovime teada saada, mida keha tahab sulle öelda. Vii tähelepanu kõigest välisest iseenda sisse. Märka, kuidas sa hingad, kuidas õhk liigub sisse ja välja, kuidas keha täitub hapnikuga. Lõdvesta oma keha. Sa hingad välja ja su keha lõdvestub. Hingad välja ja lõõgastud. Samas selg on sirge. Käed on avatud. Hingad sisse ja lõõgastud. Su silmad on kinni, kuid kujutle, kuidas sa läbi sisemise pilgu skaneerid oma keha seestpoolt. Milline koht sind vaevab? Kus asub sümptom? Milline see sümptom on? Kuidas ta välja näeb? Milline on ta kuju, suurus? Mis värvi ta on? Kas ta on soe või külm? On ta raske või laialivalguv? Mida sa tunned, kui sa vaatad seda sümptomit? Aksepteeri kõiki tundeid. Ja isegi siis, kui sa ei taha selle sümptomiga tegeleda, sellele otsa vaadata, aksepteeri ka seda. Anna oma tundele koht. Hinga. Järgmisena astume dialoogi sümptomiga. Ja vastused võivad tulla piltidena, mälestustena või sümbolitena. Ja vastus ei pruugi olla esialgu loogiline. Lihtsalt lülita välja oma loogiline meel, oma mõistus ja luba alateadvusel esile tulla. Usalda protsessi ja oma tundeid. Kuula, mis vastused tulevad, kui ma küsin järgmist. Millist funktsiooni täidab antud organ, antud kehaosa? Milleks on vaja kehal just seda osa tugevdada?
Milline situatsioon viis selle sümptomini? Millised uskumused on selle sümptomi taga? Kellele need uskumused kuuluvad? Kellelt sa neid õppisid või üle võtsid? Hinga. Milline käitumine on viinud selle sümptomini? Millised emotsioonid on seotud selle sümptomiga? Mida olulist tahab sümptom sulle näidata? Milles seisneb õppetund? Mida on vaja teadvustada ja muuta? Milline vajadus on olnud rahuldamata? Kuidas sa ennast tunneksid, kui sul poleks seda sümptomit? Mingi ime läbi, kui sa oleksid terve. Visualiseeri, kuidas sa ennast tunneksid, kui sümptomit ei ole. Laienda seda tunnet. Las kogu su keha tunneb seda seisundit, kui sa oled terve. Ja teadvusta, mida sa teed siis teistmoodi oma elus, et püsida tervena. Milline on sinu käitumine võrreldes varasemaga? Mida sa muudad oma elus, oma suhtumises? Millise otsuse langetad? Jäta see tunne meelde, sest see on võti tervenemise suunas. Nüüd tõsta oma käed ja kallista iseennast, kõige kallimat inimest. Aitäh, et olid minuga ja kohtume järgmisel praktikal.